kas sa tahad? Kurki tahad või? Ma tahan. Ei, mina. Anna mulle. Puret kurki. Tere, Aveli. Tere. Kus sa siis jõudnud oled omadega? Joulupukimaale. Kas sa tahtsid siia tulla? Jaa. Aga mis sa tegema hakkad siin? Teeme jõuluvanaga sõbravilti. Olgu. Tere, Tanni. Kas sa oled jõuluvanale külla? Vaata kaamerasse. Me ei taha minna. Miks? Aga sul luuletused on valmis või? Sul on luuletused valmis või? Ei. Miks sa vitsa jõuluvanalt niimoodi ju? Sa saad ka. Miks? Kuhu sa lähed siis, Raks? Jõuluvanal. Kas sul on luuletusi? Kuhu ma lähma kärin? I'm coming home, I'm coming home. Let the rain wash away all the pain. I'm coming home. Kaspar, paneme vasaku sirge, paneme sirge. Mis see tiket on, vaatame ära, siis vaatame, et lähme uksest sisse. Ulme! See kummitab või? Oh my god! Appike! Noh, piletid olid nii kallid, et ei ole seda klotsi võtta kuskilt. Aga siin Soomemaalt päris kallid hinnad. See on see Kalevipoja elu, noh. Jah. Kas sa küsisid ennem, kas me oleme ekvaatoril või? Uus kotse. Tulime jõuluvana postkontorisse. Can you say hi? Hi! Tegime jõuluvanaga pilti. See oli ära. Meil seal. Ja siis, see maksab 20 €. Nad on raharöövlid. Jõuluvana. Oi, kui ilus kampsun. Aveli sai aru, et mul on vähe raha ja ostis kommi mulle. Jeei! Aga see on nii ilus. See on räigelt kole, noh. Tegelikult siin on üldse siuke pood, sellepärast, et ma unustasin ennem öelda siin vlogis, et me oleme selle polaarjoone peal täpselt. Ehk siis nagu siit saab joonest üle astuda ja joonele, no teisel pool astuda veel. Ja siis siin on mingi igast siuksed suveniirid, kus sa oled mingi, et I've crossed mingi Arctic line, mis siis ongi midagi sellist, on ju? Hei, hakkad niimoodi hüppama! Tehke tšau! Jõuluvana filmib! Ausalt! No see on nüüd küll cool asi siin, on ju? Meie ostame karamellile kingitust. Mida? Reaalselt armastame seda poodi piiaga, sest et... Siin on mingi 5. kohas juba süüa saanud. Jaa! No ma ei saa kätte. Lõks, see on trikiga, nipiga. No siin saab ka süüa veel. Yes! Me oleme juba söönud jogurtit, liha, sinki, pirni, mis selle eelmise oranži asja nimi oligi? Ma ei mäleta. See oli mingi hurmaa. Aha. No ka jule hea. No see on ikka küll naljakas, siin saab veel proovida miljonit asja. Ma võtan. Võta siis jah. Oli hea või? Oota. Hello, joo. Ciao. Voite. 10 senti. Võta. Oota, mis sa võta? Võta selle. See on nüüd... Mis asja te teete? Ei, me peame raha panema. Järgmine 20. Kodus ära ju. Mis sa tõi tagasi? Ainult üks, ma panin 4 tükki. Pane 20. Kantki või? Kõik rahasid tagasi või? Uusid sai veel rohkem nüüd või? Sa panid ka 5 või? Ei, ma panin 20 ju. Anna, siis sul... Mängime pokkerit, ma oskan pokkerit. Ei, 20 Oota. Mängige seda, see on halb mäng. Ei, seda ei pane. Pane tagasi. Pane see. Mida? Muud ei oska või? Ei oska jah. See on kõige näälekam. Tšau. Kantki. Jälle 10. Tupla. Mida sa tegid? Raudselt on Sa pidid teine. parema võtma. Võta välja. Võta välja.
ärge karjuge ja. Pange juurest tee. Ei tulnud välja ju. Ole vait. Jala ju. Persse, mul on ju paremad seedid. Lase rahalega maha. Ole vait. Miks sa siia kohtad? Sest et seal on parem õnn. Persse. Väga hea õnn. Shit raha. Oota, lähme me peame ka viia vahetama. Mul on euro, ma ei taha seda raisata. Euriseks üks rohkem muidu, aga ärge pange seda. Pange mingi sendi lihtsalt. Mida vaja pole. Pane nii. Oota, ma panen, mul 20 senti. Mängib kogu raha maha. Vajutage. Peab proovima ette. Äkki võidame mingi 100 euriga lõpuks. Minu 20 senti. Oota, Joona ikka teeb. Mis asi see on? Oota, mis selle raha? 4.20 on maks, võtame välja selle onju. Jaa. Minu raha! Kuidas? Oota. Nüüd on mitu korda veel. Midu, issand jumal, mul on õnne või? Ühega või? Ai, mine, tehke! Kuidas? Võtan maksu. Oota. Vaitet, tupp tahan. Vaitet. Küll. Juhtus. Boonus tuli veel. Mis asja? Saad mängida, võtan maksu. Kiidas. Ma sain praegu lihtsalt raha. Kas Jonek tegi purksid välja? Palju arve läks ka siis? 170. 160, 99. No olgu. Ma tahan magada. Hei-ho, kell on nüüd 4:30 või 4:30 hommikul ja mina leidsin siit trepi alt sellise asja. Näete? Elefanti. Ma oskan soome keelt küll, kui tahta. Koira, jah. Näete? Tehke järgi. Talo. Korras. Kell on 4:45 ja siis... Valesti läks. Vot see on juba next level Piia. Tegelikult ma ise olen samamoodi. Lihtsalt nii kuradi uni on ja väsimus on nii suur, et ma kukun kokku. Kõik inimesed hoiavad äärtest kinni ja siis mingi 3-4 hullu tüdrukut lihtsalt on niisama siin. Ootas seda oli. Õiget tormines, kurat, enamikud vennad on seal ees maas, selline maas. Siin nagu ilma käsi muuta täiesti võimalik ilmalt olla küttida. See vesi mingi lendab, ma sinna klaasi peale täiega. Jõudsin nüüd siia oma koju ja no
käisin korraks poes ja peaks ütlema, et ma armastan Eestit. Ja nüüd on vaja see kõik lihtsalt lahti pakkida ja ma pole maganud väga kaua aega, pluss laevas oli täielik katastroof. Ma olen lõpuks ometi nüüd oma voodis ja näen välja nagu tõeline disaster. Aga pole hullu, sellest ma loodan. Ma tahtsin tegelikult seda rääkida, et seal laevas, kui ma tegin need klipid, siis ma ei teadnud tegelikult, mis toimub veel. Hästi suured lained olid ja suht naljakas oli joosta mööda laeva lihtsalt ringi nagu vaadata, kuidas inimesed hoiavad kinni ja kuidas meie mingi lendame selleni. Aga tegelikult see viimane klipp, kus me läheme alla, siis seal juba on meie klubi omadel paha ja sealt hakkaski pihta see, et põhimõtteliselt lõpuks oli nii, et 70% inimestest, kes seal laevas olid, lihtsalt oksendasid ja nagu minul ja Danielil veel meie klubist ei hakanud paha ja siis vist ühel treeneril ka. Ja siis põhimõtteliselt ma käisin jooksin mööda laeva ringi, mingi 30 minutit otsisin lihtsalt seda haiglat või mingit arsti või midagi, kust rohtu küsida. Enne seda ma läksin sinna receptionisse või infosse, sealt saadeti mind põhimõtteliselt pikalt, öeldi, et nemad ei anna rohtu, et inimene peab ise tulema ja küsima, kuna see on ravim. Ja siis ma ütlesin nagu tõsiselt, kuidas inimene tuleb, kui ta on pikali maas ja nagu kuidas. Siis lihtsalt sealt ma ei saanud, siis mind juhatati sinna haigla kohta ja siis oli hästi tore üks arst, kes rääkis inglise keeles, kuidagi sai mingi segapudi talle räägitud ja ta andis mulle paar tabletti ja siis ma jagasin seal laevas tablette ja siis üritasin lihtsalt, ma ei tea, korda hoida vähemalt oma klubi omadele ja mingi neid kuidagi aidata, sest et see on lihtsalt nagu mingi une, nagu kui tagasi vaadata niimoodi või mõelda, sest et see lihtsalt on nagu täiesti kohutav, kui mingi 70% laevast olevatest inimestest lihtsalt oksendavad, sa kõnnid ringi ja siis vaatad, inimestel on kilekotid käes ja nad lihtsalt oksendavad ja nagu vedasid ma vastu jalga ega midagi ei saanud selle oksega, kuigi nagu ma ei karda seda, aga ikkagi nagu päris hull oli. Ja siis ma tahtsingi seda öelda tegelikult ja rohkem ei tule siis neid leviteemalisi vlooge, kuna me jõudsime kõik ilusti koju, ma loodan, et kõik jõudsid ilusti koju. Ja siis väga lahe laager oli võrreldes eelmise aastaga, sest meil oli palju parem elamine, seltskond oli isegi võib öelda, et parem. No karamelli tegelikult igatsesime kõik ja siis treenerid olid ka rahul meiega rohkem, sest et me ei teinud pahandust nii palju. Võt, nüüd ma lõpetan nüüd ära ja ise ka magama, sest nii pikk klipp tuli. Ja siis nii, et head ööd mulle siis kell on 3 tegelikult päeval.